tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime perfektsionismist, sellest, kuidas soov teha kõike ideaalselt võib panna meid endalt järjest rohkem nõudma. Mõnikord aitab see meil paremini hakkama saada, aga kui kõrged ootused, pidev pingutamine ja stress kestavad liiga kaua, ei jõua meie keha ja vaim enam samas tempos taastuda. Alguses ei pruugi me seda märgatagi. Tundub lihtsalt, et oled natukene rohkem väsinud kui tavaliselt. Aga mis siis, kui see väsimus ei lähegi enam üle? Kui nädalad mööduvad ja tunned, et energiat jääb järjest vähemaks. Isegi kui oled puhanud terve nädalavahetuse või teinud ühe pikema une. Kas tegemist on lihtsalt väsimusega? Või võivad need olla läbipõlemise esimesed märgid? Täna räägime sellest, kuidas neid märke varakult märgata ja miks on oluline reageerida enne, kui olukord muutub tõsisemaks. Kui inimesed kuulevad sõna läbipõlemine, kujutavad nad ette sageli inimest, kes ühel hommikul ei suuda enam voodist tõusta või peab töölt pikema pausi võtma. Tegelikkuses ei teki läbipõlemine üleöö. Jah, stress ise on normaalne osa elust, see pole probleem. Me kõik kogeme seda enne eksamit, tähtsat esitlust või pingelisemat tööperioodi. Probleem tekib siis, kui pingelisi perioode tuleb järjest juurde ja taastumiseks ei jää enam piisavalt aega. Siis hakkab väsimus tasapisi kuhjuma ning ühel hetkel märkad, et isegi pärast puhkust ei tunne sa end enam päriselt välja puhanuna. Just sellepärast on oluline märgata esimesi muutusi võimalikult vara. Üks esimesi märke on pidev kurnatus. Mitte selline väsimus, mis pärast hea tund üle läheb, vaid tunne, et energiat napib peaaegu kogu aeg. Näiteks võib tund aega õppimist tunduda sama raske kui varem terve õhtu. Või isegi voodist tõusmine ja päeva alustamine nõuab tavapärasest rohkem pingutust. Ka motivatsioon võib kaduda. Seda on lihtne pidada laiskuseks või tahtejõu puudumiseks. Kuid tegelikult võib see olla märk sellest, et sinu aju ja keha on olnud liiga kaua suure koormuse all. Teine oluline märk on see, et suhtumine õppimisse või töösse hakkab muutuma. Asjad, mis varem pakkusid huvi, tunduvad nüüd ükskõiksed või isegi tüütud. Võib-olla ei taha sa enam trenni minna, ei viitsi sõpradega kokku saada või tundub isegi sinu lemmikhobi kuidagi ükskõikne. Samuti võid märgata, et muutud kergemini ärrituvaks või tunned, et ei jaksa enam teiste inimestega suhelda. See ei tähenda, et sinuga oleks midagi valesti. See võib olla märk sellest, et oled olnud liiga kaua suure pinge all. Kolmas märk on tunne, et sa ei saa enam hästi hakkama. Isegi siis, kui tegelikult saad. Üks halb hinne, üks eksimus või üks kriitiline kommentaar võib hakata tunduma palju suurema probleemina kui varem. Keskendumine muutub raskemaks. Võid hakata endas rohkem kahtlema või tunda, et sa ei tee kunagi piisavalt. See juhtub sageli inimestel, kes on harjunud endalt palju nõudma. Pikaajaline stress muudab ka väiksemad tagasilöögid palju raskemini talutavaks. Mida siis teha, kui märkad neid muutusi? Kõigepealt peatu korraks ja küsi endalt, kui kaua oled end nii tundnud. Kas viimased päevad või hoopis viimased kuud? Seejärel vaata ausalt oma viimast nädalat. Kas sul on olnud päriselt aega taastuda? Mitte lihtsalt telefonis scrollida, vaid magada piisavalt, liikuda, puhata või teha midagi, mis aitab sul energiat tagasi saada. Ja lõpuks räägi kellegagi. Olgu selleks sõber, pereliige, õpetaja, tööandja või vaimse tervise spetsialist. Mida varem probleemist rääkida, seda lihtsam on sageli midagi muuta. Oluline on ka meeles pidada, et läbipõlemine ei tähenda nõrkust. See tähendab, et sinu keha ja vaim on olnud pikalt suure koormuse all ning taastumiseks ei ole jäänud piisavalt aega. Meie aju ei ole loodud olema pidevalt kõrges valmisolekus. Kui taastumiseks ei jää piisavalt aega, hakkavad nii vaimne kui ka füüsiline energia tasapisi vähenema. Ja abi küsimine ei tähenda, et oled nõrk. See tähendab, et märkasid probleemi õigel ajal ja otsustasid enda eest hoolitseda. Aitäh, et vaatasid! Läbipõlemine ei alga tavaliselt ühel hommikul, kui tunned, et enam üldse ei jaksa. Enamasti algab see palju varem. Võib-olla oled pärast kooli või tööpäeva kogu aeg kurnatud. Õppimise alustamine tundub järjest raskem. Asjad, mis varem rõõmu pakkusid, ei tekita enam erilist huvi. Või avastad,
et ärritud palju kiiremini kui varem. Neid märke on lihtne pidada lihtsalt halvaks nädalaks. Aga kui selline enesetunne kestab nädalaid, tasub korraks peatuda ja endalt küsida, kas ma olen viimasel ajal saanud päriselt taastuda. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Ära oota, kuni oled täiesti läbi. Märka väikseid muutusi siis, kui sul on veel jõudu midagi muuta. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil ennast ise paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.